Vahepeal teen nüüd nalju lastega. Nii, aga me oleme vist valmis, on ju? Siinkohal juhatangi saate sisse ja eelkõige pühitsen sisse ruumi, kus me hetkel asume. Andmisele, kinkimisele, jagamisele, õrnusele, hellusele, soojusele, siirusele ja tingimusteta armastuse erinevatele vormidele. Te vaatate vestlussaadet Mehed, naised ja maailm ja inglid. Tere tulemast saatest, Terje. Tere kõigile. Ole hea, räägi mulle oma lugu. Mis on see lugu, kuidas sa jõudsid ingliteni? Jumalasse ma olen uskunud alati, väiksest lapsest peale. Ja ma rääkisin Jumalaga peegli ees, üksi olles. Ma arvasin, et kõik inimesed teevad seda. Pidasin seda nii loomulikuks. Ma aitasin alati teisi inimesi. Kui ma läksin, istusin neile sülle. Kui ma olin väike laps, räägin 5-4 aastane, 2-3. Ja ütlesin neile midagi head. Midagi, mis neid aitaks või lohutasin, kui neid miski kurvastab. Minu esimene lause oli ka aitav. Ema oli kurb, et isa ei tulnud koju. Isa oli miilits, nagu ohtlik, miilitsohvitser, kiirreageerija. Ja ma ütlesin emale, et emme, ära muretse, issi tuleb kohe varsti metsast nagu jänkuke, hops koju. Ja see oli minu esimene nii-öelda sõna, mis oli tegelikult lause. Et ma alati istusin ja kuulasin. Kõndima ei tahtnud minna, aga kuulasin ja rääkisin ja siis targutasin. Sündisin ka väga eriliselt. Täpselt, nagu põhimõtteliselt ma kukkusin välja, tulin suure komöödiaga, kõik teised karjusid välja arvatud, mitte ema. Teda kanti kanderaamil, pool aasti panti seal vahepeal hommiku mantlit peale, siis jälle, et sai pahupidi, vahetati ära. Ja kui jõudis sünnitustuppa suure käraga arsti juurde, peaaegu hakkas sinna laua peale minema ja ma kukkusin välja kell 11 ja siis ema ütles, issand jumal, ongi läbi või. Arst küsis, et mis te nii hirmsalt karjusite? Ema ütles, et mina ei karjunud, teised karjusid kõik ümber ringi. Sest isa oli läinud ka selle miilitsa autoga sinna ette. Kohe hakkab sünnitama, kohe tuleb. Ja siis läks see niimoodi vaarik edasi ja siis ma niimoodi komöödiaga siis tulin. Et selline algus oli juba teistmoodi. Meie peres on alati olnud selgelt nägemine. Meil on kaardi panemine. Ema poolt, isa poolt, ema poolt ühtemoodi, isa poolt teistmoodi. Et ema pani kaarte, tema vanaema pani kaarte. Isa oli selline rohkem nagu indiaanlase samaani moodi, sest ta oli sõjas käinud. Selge. Ja uskus selliseid asju 6. meed selgelt. Seepärast oli väga hea nii-öelda miilits, et leidis alati kõik üles. Talle kastas oma 6. meelt ja oli selline kardetud miilits omal ajal. Ja tema pilk oli juba selline, et inimesed kartsid. Meie ka. Ega mingit sõnakuumatust ei saanud olla. Ta oli hästi autoriteetne, hästi tugev. Et kuigi ta oli lühikest kasvu, oli ta ülitugev, nagu ikkagi nagu superpower. Ta võttis palgi võis võtta õla peale panna ja kui nagu tulid paljud mehed nagu proovile panema, et kui vägev ta siis on või nagu, siis ta alati nagu võitis ära, sest ta oli õppinud sellist väga erilist võitluskunsti nagu sellist salajast armees. Ja sellised inimesed, neil on selline eriline tarkus ja eriline jõud. Teisiti ei saa see olla. Ja selles ma olen kasvanud. Me alati rääkisime hommikul, kui keegi rääkis, nägi mingit erilist unenägu. See oli meil tavaline. Me rääkisime sellest ja kasutasime seda oma elus. Kui sa ikkagi nägid, et keegi tuleb külla, sa koristad toa ära ja teed koogi. Ja, nii. Ja nii oli. Ema luges alati vaimsed raamatud, me arutasime, et me võime õhtutundideni võisime arutada neid asju. Proovisime ka vaime välja kutsuda, taldrikud lennutada, need
tõusid, lendlesid lihtsalt laudade kohal, see oli meil nagu peotrikk, me nimelt teistele hirmutasime ja tegime nalja ja noh, tõesti taldriku vist tõsta niimoodi ja liikus ja niimoodi. Aga see oli vaimude energia pealt, mida ma nüüd muidugi ei soovitaks, sest pärast oligi nagu see tunne, ma vajusin vahepeal juba nagu laua alla, et ma tundsin, keegi nagu istub seljas, et see oli ja järjest vaime tuli juurde ja siis oligi meil väga rahvastatud seal, vaime oli nii palju, et nad tegid selliseid trikke, et keegi ütles, et oi, ma tahaks mingit vaimu, ma mõtlesin, tulge meie poole, te näete. ei, no pärast oli istus teki all ja värises kuskil hirmustest, no need olid ikka väga, väga nähtavad ja väga, ka tavainimesele silmaga nähtavad, kuuldavad, tuntavad, tajutavad, need olid seal väga tugevaks läinud ära. No ilmselt me andsime neile energiat ka ja kutsusin neid kõiki. Et see on see, kui sa teed ja ei tea. Nii, ja sealt edasi? No eks need vaimud siis vahepeal siis saime ära raputada, aga nad ju on omal olemuselt tõmbavad ju energiat ära. Ja siis selline nõia asju lugeda ja siis sellised väiksed loitse sai siia sinna tehtud, mitte võib-olla alati kõige paremaid ja selliseid nagu väike nõid ikka niimoodi selline ma nagu olin enda tahtmisi. Need on nagu hinglite ma nagu ego tahtmisteks, aga neid loitse on tehtud ja mõnikord ka kellegi halba isegi tehtud, aga see tagasi võetud nagu õnneks ma ei ole kellegile nagu päris halba teinud, hinglid on ju siis sekkusid, toona ma ei teadnud, aga nad tulid appi, et ma ei teeks väga suurt mingit karma viga nende tempudega, nende väikeste nõie tempudega. Mul oli palju raamatut koju kogutud, vaimseid. Ma käisin tööl, ma olin üle töötanud. Ütleme, kui me nüüd hüppame ja teismeiga, siis kadus see ära, et ma julgeks minna kellegi juurde. Ei ole ju sobilik ka, et noor tüdruk läheb istub kellelegi sülle. Ma panin selle nagu pakkisin kokku oma ande, mida ma oskasin. Ma ei säranud enam. Ma olin lokis juustega, kuldsete juustete, siniste silmadega tüdruk. Need juuksed muutuvad tumedaks. Meie eripära või. Aga ma olin blond väiksena, jah. Nagu mitte päris nagu blond, aga selline kuldblond, kuldsed juuksed olidki kollased. Väga, ja hästi sellised lokid, no nüüd on natuke vähem, aga seal nagu rull välja tõmmatud. Ja järjest läksid nagu juuste tumedad, siis läks ka nagu tuju tumedamaks või nagu teismeas ja selline kurbust oli enda siis nagu pakkist ennast üldse kokku julgenud maailmale näidata. Palju sa ikka koolis julged tegelikult olla sina ise? Vaikselt, et ühiskonnaga mitte konflikti sattuda. Pealegi, kui ma kuskil rääkisin nendest asjadest, mingi imelik oled või mingi usklik või mingi imelik, siis said kohe aru, et see tuleb, sellest ei tule rääkida. Seda tuleb hoida ja vaikida. Aga kui pidu oli, siis ma ikka läksin ülemeelikuks, ma olen ikka kutsusin neid vaime, siis tuli järsku keegi tõstis mulle lausa särgi niimoodi selja tagant üles, pani suure külma käe ja teised nägid, siis karjusid, noored jooksid uksest välja. Mina ainult naarsin. Jah, need selliseid asju sai siis ka teismelisena tehtud. No siis, kui ma nüüd hüppan nüüd inglite juurde, siis kui ma ütlesin, ma tassisin koju palju vaimseid raamatuid, lugesime, rääkisime emaga, kõik see teema huvitas. Ja oli oma. Ja siis ma hakkasin nägema hästi palju numbrikombinatsioone. Igal pool. 555, 444, vaatasin kella 17, 17, 15, 15. Mõtlesin, see peab midagi tähendama. Loomulikult, kui ma töökassast ütlesin, mis asja see mingi imelik oled. Ei tähenda mitte midagi. Aga emale läksin koju. Jaa, palun väga, ma just ostsin raamatu seal taga lõpus on, näed, numeroloogia, sealt saad vastuse. Võta lahti, vaatan, Doreen Virtu ja tervendan inglite abiga lappan, mõtlesin, issand jumal, see ongi, ma olen seda kogu aeg otsinud, see ongi vastu, kohe ahmisin, lugesin selle läbi, sain vastuseid, kogu aeg käisin ema kapi kallal seda raamatut kohe lugemas, kui ema juba see kapi ukse käeksutamine ära tüütas, et osta endal ise see raamat. No on küll, käid tööl ju, on küll. Ja siis läks loema raamatut, aga äkki teeks palve, et äkki inglid aitavad mulle selle raamatu. Ja siis see oli üks esimene ime.
et nagu üksik emal ja kui on korterilaen ja lapsega on alati palju kulud, siis raha ei ole nagu alati palju ja mulle tundus nagu ka, et võib-olla et lõvi ja selline nagu naudingud ja selline raha läks ka hetke nautimisele ka palju. Et ega ma nagu ennast olen ikkagi armastanud väga, lõvidele väga kohane. Ja siis raha ka nagu oli ja siis tegin selle palve ja üks hetk lähen nagu ikka sinna kaubamaja, see vana kaubamaja Tartus. Lähen bussi peale, seal ootan number 3. Ja järsku tunnen, et ma pean minema sinna raamatupoodi, kus ma kunagi ei käinud. See on nagu, keegi ei käinud enam vanas kaubamajas. See oli nagu, ja siis ma isegi ei teadnud, et see raamatupood on. Aga mul tunne oli, et ma pean sinna minema. Siis ma näen seal raamatupood, lähen sinna ja lähen otse joones riiuli juurde ja seisan ette, nagu oleks naelutud, nagu oleks maha liimitud. Miks ma edasi ei saa minna? Ja vaatan ette, see raamat. Siin minu ees. Võtan kätte ja enam käest ära nagu panna ei saa. Vaatan hinda, täpselt see raha olemas. Kõik on olemas, lähen otse juures, ostan ära. Lähen koju ja mul oli see raamat. Peale seda ta oli mul kotis kogu aeg. Ta on nüüd kapsaks loetud. Ta oli minu tugi, ta oli minu abiline, millega ma jõudsin ingliteni. Ma lugesin sealt kõik palved ära, ma joonisin seal kõik alla. See oli esimene raamat, mille ma tegin kõik praktikad ka läbi. Et sa võid lugeda, sa võid sirvida, sa võid ahmida ja see läheb sust lihtsalt nüüd. Ja siis nagu kõik vaimsed algul, ma tean, mis sa räägid, ma tean. Aga mis sa ei tee siis? Jaa, praktikasse jõuab nii vähe, on ju. Aga miks sa ei rakenda siis? Me loeme nii palju raamatuid, meil on pool raamatukogu kodus ära ostetud, aga vaat tee järgi praktikasse. See üks asi, vaat siis toimub muutus ja seal ma tegin kõik läbi, sest ma tahtsin. Sest tegelikult hakkasid lugema, see ei olnud minu jaoks õige. Mul kadus nagu huvi ära. Mulle ei meeldinud see energia, seda pidi ka nagu pingud. No teistes raamatutes, ma ei räägi nüüd inglite raamatutes. Miks ma teisi raamatuid tegelikult ei lugenud nii huviga? Mis oli sellele inglite raamat? Vaat see oli see õige minu jaoks. Sa tundsid ära, sa ahmist igat sõna, sa kasutasid, sa hoidsid oma südame lähedal seda ühte raamatut. Ja ma tundsin, et inglid on minu pere. See oli nagu midagi veel enamat, nagu ma oleks üks nendest. Et ma teaks ja ma tundsin selle Doreniga nagu ühendust, et ka mina saan niimoodi rääkida ja et on selline inimene olemas, et ma ei ole nagu üksik. Et ma ei ole nagu ainus. Ja siis, kui olin selle ära nagu tudeerinud, siis võtsin ka teised, lugesin niimoodi nagu läbi ja õppisin sealt ka kiiresti ära. Niimoodi, et nagu ahmisin kõik läbi, lugesin ära, tegin nagu suure vaimse õppimise. Ja jõudsin siis ka selle palveni, et minu ellu tuleks vaimne õpetaja. Siin on muidugi aastad on nagu vahel, see ei toimunud kõik nagu... Kas see vaimne õpetaja on ka nagu teisi sõnu teejuht? Jah. Et see võib olla nii nagu vaimumaailmas või see võib olla nagu füüsiline inimene. Minul nii-öelda võtas sain füüsilise inimese. Et selle jälle oli emaga seoses. Tegin selle palve ära. Järsku ema kutsub mind, et palun tule Anna kanali juurde, et siin on üks väga eriline inimene, kelle ka meeldivad inglid ja jumalast räägib. Ja siis me seal esimene korda kohtusimegi. Ja siis kohtusime veel paar korda ja see tegelikult läks nagu aasta, kui me siis hakkasime nagu järsku täiesti tihedalt koos käima. Algul tegime nagu sellise reiki klubi, kus me siis saime kokku ja arutasime vaimseid asju. Nagu palju inimesi juba käis seal, 15, 20, 25 oli meid kohal alati, kes kõik lihtsalt ka olid nagu klubi ongi, et lihtsalt huvilised, vaimsed huvilised. Käisime seal ja mediteerisime ja tema nii-öelda heas mõttes nagu sundis mind vaatama, ennast puhastama, arutasime asju. Ma kanaldasin, et ma ei hakanud tema käest küsima, et tee mind puhtaks või ütle, vaid ta pani mind ise vaatama ja küsima. Ja kuna ta oli õppinud reikid, nagu see algus oli reikiklubi, seal oli see kaugravi, siis ma nagu väga tahtsin, et ta annaks mulle ka selle pühitsuse. Ja ta ütles, et ma ei ole valmis. Ja siis ma nii väga tahtsin, ja kui ma nüüd hiljem olen inglite kes küsin, siis see oli ka otsustatud, et ma nii väga tahtsin inimesi aidata just niimoodi.
ja siis ma väga palusin, ma õppisin, ma olin kõik nagu väga austust täis ja õppisin ja tegin nii nagu ütlesin ja see tänu sellel, nagu ta ütles, oli ka areng väga suur ja ma pühendusingi sellel 100%. Ma käisin küll tööl, mul elus olid probleemid suured, nagu ikka ennem, et raskused, millel ma hetkel praegu ei peatuks, aga neid oli palju ja minu jaoks nagu isegi ületamatud, aga üks hetk muutus niimoodi, et kuigi need olid minu elus, minus oli valgus, minus oli rahu, sain hoida ennast puhtana, vaatamata sellele, et see segadus oli ikkagi minu elus, minu ümber. Ma suutsin olla valguses, me palvetasime, ma hoidsin ennast puhtana, mul hakkas järjest enam arenema see nii-öelda 3. silm, hakkasin juba täiesti juba lõpuks ka juba aurasid nägema niimoodi oma silmaga. Mitte enam 3. Nagu, et ei pidanud ümber lülitama, et see oli nagu nii intensiivne. Ja muidugi me kogu aeg palusime ingleid appi ja Jumalat, see oli meie asi, meie nagu see Doreen ja Diana Cooper ja me lugesime neid raamatuid ja arutasime seda. Jätsime kehastunud inglite juurde. Just. Mina ütlesin teles välja, et ma olen ingel. Need, et ega ta ikka päriselt ingel olla ei saa. Siin ongi kummaline nüüd tuleb jutt, aga võib-olla siis, kui ma ära surin vahepeal ja tagasi tulin, siis tuli minuga koos ka ingel kaasa. Või mul on kogu aeg see... Sul on olnud sama õigesti aru surmalähedane kogemus. Ja täiesti surnud olin juba päris kaua ka. Arvati, et ongi kõik, et terve läinud ja oligi minu aeg ka. Ma olin väga pikalt ära. Ja ma mäletan kõike, mis seal oli. Ma andsin käe ja ma olingi minemas ja ma nägin inglid ja ma mäletan kõike, nagu see oleks eilne päev. See oli, kui ma sai 19 ja ma last sünnitasin. Sünnituse ajal juhtus see siis? Jaa, keisrilõike ajal. Operatsiooni ajal. Ja sellest hetkest on tegelikult midagi teistmoodi. Ja see ülesanne on nagu suurem. Sest ma tegelikult seal kiirustasin ja ütlesin, ma ei tule tagasi. Vaadake, milline see planeet on. Seal on nii õudne, millega tehakse üksteisele haiget ja ma elu sees ei lähe tagasi. Ma lähen, annan käe ja tulen ära. Ja nad ütlesid, mõtle arukalt läbi ära, kiirusta. Sa kogu kiirustad. Ma tõesti tegin seda. Ja ma ikkagi andsin käe. Ja see sulas ühte selle imelise inimesega, inimesarnase olendiga, kes mu vastas oli. Ta meenutas täpselt nagu Kreekas filosoofi. Siit juuksed niimoodi nagu Kreekas on. Vaata niimoodi natuke tukne. Siit see halat ja niimoodi kõik niimoodi nagu ingleid kujutatakse vahepeal vaata niimoodi, aga selline inimene oli mul ees. Tal ei olnud nagu tiibu, ta oli inimese moodi ja ma teadsin. Kas ta paistis ka läbi, ei paistnud? Ei, ta oli nagu inimene, nagu sõber. Ma teaks, nagu ma oleks teda kogu aeg teadnud, aga ta ei ole isa, ta ei ole vend, aga ta oli nagu inimene, keda ma kogu aeg teadsin. Aga ta ei olnud jumal, nagu seda ma tean nüüd. Vahepeal. Ma mõtlesin nagu, kui ma olen seda süübinud, ega nüüd ma tean täpselt, et seda ta ei olnud. Nii, ja käsi sulas ühte, ma ei tea selle olendi, ma ei ole küsinudki, kes ta nagu siis kokku siis võttes oli, või mis ülesanne tal seal oli täpsemalt minu jaoks oli, aga see oli minu jaoks eriline inimene. See oli ka ingel. See oli siis keisrilõike ajal? Jah, ja üldnarkoos ja seal ei tohi midagi süüa juua. Ja. Mina olin võtnud. See oli plaanitud keisir? Ei. Plaanisid minna sünnitama, aga tuli erakorraline keisir? See oli veel pikem jutt, et kas sa tahad sellel peatuda? Kui see on oluline? Kas sa tunned, kas see oli see hetk, mil sa nagu nii-öelda mainisid just, et sealt said endale veel ingli kaasa siis? See on hea, nagu ma alati muidugi räägin, alati küsitakse, et ma võin sellest alati rääkida. Et see on tõesti nagu, ja see on ka tegelikult abiks olnud võib-olla minu kiirel vaimsel kasvul ja inglitega suhtlemisel, sest see on kogemus, mis on tõesti eriline. Ja just selle erilise see annab usu tugeva ja minu usk on nagu kõikumatu. Oma silmu kuningas, olen ju näinud, tundnud ja
et tegelikult ma läksin, mul oli kõik korras. Kuni selle ühe päevani haiglas, et nad arvasid, et mul on äkki liiga suur laps. Ta ei olnud. Nad arvasid, et ta on 4 kilo 800. Ja ei mahu välja. Ja mõtlesid, et ei lase edasi kanda, et hakkavad esile kutsuma. Ja päev, et ma olin nagu läinud valetuhudega nagu haiglasse, nagu noor 19 ei teadnud, mis see nagu õige on ja ma olin seal haiglas juba tükk aega olnud, et see on tegelikult 17 aastat tagasi, et siis hoiti palju haiglas naisina. Nüüd enam mitte ju, isegi sünnitajad saadakse koju ära. Ja siis otsustasid, et algul, et lasevad ise sünnitada, aga hakkavad esile kutsuma. Arstid niimoodi otsustasid. Ja siis ei mõjunud. Terve päeva panid mitu purki, kõik ümberringi karjusid, sünnitasid. Minul olid nagu suured valudega valed ja ei läinud sünnituseks. Ja siis tuli minu arst ja ütles, et vaata, et õlad võivad olla väga laiad. Et see kaal ei pruugi olla suur, aga ta ei mahu välja. Ikka on elu uus. Et pigem teeks keisrilõike, mis nagu peaarst oli tegelikult vastu. Et noort naist ära lõhkuda ja siis pärast ei saa sünnitada. Aga see arst, kes tuli, tegi öösel otsuse, et ohtlik on ka sünnitada. Ja veel esile kutsutud sünnitus ei ole ka normaalne. Aga ma olin päev otsa seal olnud ja emal oli pirni. Nad olid mind söömata hoidnud hommikust peale. Kella 5 hommikul rasedat naist. Lõpu. Nii. Ja ma olin võtnud nagu paar rampsu pirni või lausa terve ära söönud. Ja sellest oli nagu vähe aega möödas. Ja ma nagu ei öelnud või unustasin või tahtsin nii last näha. Ma ei mäletagi enam seda, sest ma tean, et ma ise olin nagu süüdi selles või nagu, et ma ei maininud, et ma olin ikka seda pirni söönud. Nii. Ja see tähendas, et no ma arvan nagu tagantjärgi, et sellest igatahes, kui ma läksin sinna laua peale, mul juba oli halb. Ma ei saanud hingata, ma ütlesin neile, et nad just, mis sa siin, ära pabista. Kõikidel rasedatel on halb, kõik rasedad ei saa hingata, see kõik on normaalne. Ja siis mul käsi oli paistes sellest veenivedelikust, mis nad mulle panid, nii et isegi see masin tegi põrgu valu, mis seda mõõtis. Seda ja kõik siit olid ju kopsud, ma tundsin nagu oleks turses ja vesi oleks iga pool, mul on halb sellest vedelikust, mis minu sisse on nagu pumbatud, et seda sünnitust esile kutsuda, midagi on väga valesti. Ma ütlesin neile, et midagi on väga valesti. Ma ei saa hingata, siis nad panid mulle hapniku maski ette, ma ütlesin, ikka ma ei saa hingata. Ja siis panid kähku narkoosi ja siis ma mäletan ainult meeletut valu, põrgulikku valu, see läks hullemaks. Nagu, mis inimvõime saaks taluda, see läks hullemaks ja niimoodi ma mäletan 36 korda. Lugesin nagu neid mingid rõngaid, ma nagu lendasin juba nagu kosmoses olid mingid nagu rõngad ja kogu aeg nagu valgus läks hästi kiiresti mööda nagu tähed ja rõngad ja kogu aeg läks nagu ma lugesin neid rõngad ja valu läks järjest hullemaks. Ma enam ei suutnud, see oli nagu üle inimvõimeta juba, ma ütlesin, see ei ole võimalik. Kuni ma enam ei suutnudki mingi 27 või 30, enam ei mäleta seda numbrit. Ma ütlesin, ma enam ei taha elada, ma ei jõua, ma ei taha enam. Ja siis oli kõik, siis läks kõik valgeks, valu kadus ära. Ja mina olin keset valgust, oli nagu filmideski näitab, piimes valgust nagu igal pool, all, ülal ja mul oli hea. Ja mina olin mina. Mina olin see, kes mina olin alati olnud, kui ma lapsena olin kõige õnnelikum, kui ma tegin kunsti või ma laulsin või ma lugesin raamatut või nagu minu hing, ma tundsin oma hinge, mina olin mina ja ilma igasuguste eelarvamuste takistusteta. Mul ei olnud ühtegi maist probleemi. Ja need isegi ei kõigutanud enam mind. Mul ei olnud ka solvumist ega haavumisi. Ja siis ma vaatasin, nagu mu elu käis silmade eest läbi mingis nagu filmilint, nagu film, nagu seepia film. Ja ma ei vaatanud oma nagu elu, et ma nagu mõistaks hukka või kritiseeriks. Mul ei olnud mingit emotsiooni. Seal ei olegi emotsioone. Seal kehast võlas kogemusele tulid tagasi. Aga tollel hetkel ma vaatasin oma elu ja siis erilised hetked, nagu kõik käis hästi kiiresti, tegelikult see käis elu mitu korda.
see käis ükskord hästi kiiresti seepiafilm, siis tuli juba keegi kõrvale. Ilmselt nüüd natuke seda järjekorda, nagu seal ei ole aega, siis on mul ka raske see kronoloogias nagu rääkida. Tuli keegi kõrvale ja hakkasime vaatama seda filmi niimoodi, et tulid osad asjad nagu ettepoole. Ja need olid nagu minu jaoks tähtsad hetked. Ja need olid, kui ma olin näinud nagu erilist loodust või nagu hing, mis ta vaatas, see oli jälle erilised pildid, kuused või loodus või ma kuskil koolis või ema või kinkis või niimoodi. Elu läks ja siis nagu läks ja siis oli üks pilt nagu vaataks ette, siis läheb ja siis tuli jälle üks pilt ette. Siis me läksime veel edasi, kogu aeg oli keegi mul kõrval ja siis seisab üks hästi suur nagu ingel ja hoiab kaalu käes, nagu täiesti, ongi nagu vanaaegsed need kaalud. Ja siis hakati nagu seda elu uuesti vaatama ja analüüsima. Ja siis toodi välja heateod, mis olid nagu suled, need läksid kaalu peale niimoodi, langesid niimoodi, lendasidki ja langesid nagu udusuled. Iga kord, kui ma midagi head tegin, ütlesin, mõtlesin või tundsin. Ja siis tuli ka minu üllatuseks üks halb tegu, see nagu pigine münt. See kolksus, see oli nii jube tunne. See hirm, mis nüüd mind tabas seal, mis minust nüüd saab, see ei olnud nagu hirm, see oli teadmine, et sellel on tagajärg ja see mulle ei meeldi. Või nagu see on hirmutav, tegis päris suur hirm. Ja siis mulle näidati selle teo pilti nagu elu nagu filmi ja selle tagajärge. Ja siis sinna see ei. Ja siis toimus kaalumine edasi. Ja siis õnneks, nagu mis ma tol hetkel mõtlesin, oli mul heategust rohkem. Aga udusuled kaaluda üle rasket münti, pange need kaalu peale reaalselt. Aga need oli tõesti palju. Ja ma läksin edasi siis. Aga ma teadsin, et kui see münt kaalub ära, siis minu tee on teise kohta. Aga mina sain nagu valgemasse kohta ja seal olid inimesed. Neid oli palju. Nagu tegelikult nad olid inglid. Siis sel hetkel ma tean, et nad olid inglid. Ja seal oli ka peaingel Aasarel, kes näeb välja nagu surm, nagu kujutataksegi vikati meest, must keep üles, luukere pea ja vikat on käes. Nüüd ma ka tean, mis selle eesmärk on, et ta lõikabki läbi selle nagu nabanöör nagu vaimselt. Ja kui selle läbi lõikab tema, siis enam tagasi ei saa. Seni nagu vaata, kui kooma patsiendid veel see, kuni see veel on võimalik oma keha juurde tagasi minna. Kui seda enam veel, siis on kõik. Ja tema oli seal valmis seda tegema. Ja siis tuligi see koht, et noh, kas sa tahad ära minna või tulla või see. Ja siis ma muidugi vaatagi, mis seal on. Kõik on üksteise peale nii halvasti ja öeldakse halvasti, et ma tahan nagu ära tulla. Järsku tuleb nagu valguse seest. Me olime kogu aeg valguse sees. Nagu valgus oli üleal all ja sees. Me oli nagu udu sees niimoodi jalgades mina ka. Ja siis järsku kerkib sealt udusest välja minu arsti kujutis ja ütleb, et ärgake, teil sündis laps. See oli nagu oma moodi keha käis nagu ahtoga, et nagu räägiks. Ja siis ma ütlesin, laps, tõmban käest, see käsi on kinni. Miks te mulle ei öelnud, et mul on laps, et ma rase olen? Ma ei teadnud seda, mulle ei näidatud seda, mul ei olnud aimu. Siis ma tahan tagasi, ma ju nii ootasin oma last, ma armastasin teda, ma jälgisin igat tema liigutust, ma olin nii armastust täis, ma tahtsin talle olla ema. Te ei saa nii teha, ma pean saama tagasi. Ja siis ma seal tükk aega rääkisin ja siis ma rääkisin mingi nalja. Siis nad hakkasid kõik naerma ja isegi see Aasarel nagu oma luukere seda jõhkrad naerma. Ja siis nad ütlesidki, et issand jumal, et see pole siin sajandeid naernud, et kui sa juba tema naerma ajasid, et siis mis me seda kõike teha saame, et komöödiaga sa tuled ja komöödiaga sa lähed. Selle lause peale ma hakkasingi kukkuma, hakkasin langema ja minule kostus nagu sõnad, et aita teisi, kes samas olukorras. Ja siis ma nagu hakkasin keerlema, nägin planeeti, nägin linna tulevad niimoodi seda haiglat.
operatsioonisaali oma keha ja siis keerasin ringi ja seda hingetõmmet ma mäletan, kui ma keha tagasi tulin ja siis tunnen kõris kinni, ma ei saa hingata ja ma tundsin, nüüd ma suren uuesti, aga see pole minu tahes ja see on väga halb. Kui ma niimoodi suren, niimoodi ma ei tohi sureta, et siin on ta nagu ei ole vaba tahe. Ja siis ma kuulen järsku, et juba panen silmad kinni ja hakkangi ära surema. Ma tean, et nüüd on surm ja ma ei taha seda surma, et mul anti ju võimalus tagasi tulla. Ja see on ebaõiglane. Ja kuulen, arst jälle ütleb, et võta talt see toru suust ära, sa vana lits, tapad ta teist korda ära. No arstid, selle võib välja lõigata, kui piip teha, et arstid oma nagu, et neil on nii suur vastutus selle tasakaalustamiseks, nad tihti väga ropendavad, et seda on teada. Ei, ma arvan, et see on täiesti loomulik elu osa, et miks me elus peaksime midagi välja lõigata. Kui see nii oli, siis lasta nii oli. Nii oli ja see oli minu jaoks sõna, mis mind päästis. No näed. Ja siis olin õnnelik, võeti toru suust ära, see oli hästi valus ja vastik, aga siis tulid nagu tõmbasin käed, siis tuli valu, siis tuli meeletu valu ja siis ma hakkasin nagu tõmblema. Ja siis läks pilt eest ära, sest valu oli mitu tundi välja kannatamatu. Ma ei tea selle põhjust, aga ma olen veel 2 keisrit kogenud, sellist valu ei ole. Ma ei tea, see oli ebanormaalne, midagi oli valesti. See oli põrgulik valu. Mul silma nägemine oli ära, sest valu oli nii jube, aga peaksid ju, või sind on lõigatud, nad peaksid ju andma morfiine asju, aga ma tundsin jubedat valu ja mida mul teistel keisrilõikete ja ma olin vereloigus. Mul oli reaalselt, nad kogu aeg keerasid ja kogu aeg, ma olin intensiivis. Ja kuni hommikuni välja, aga ma last nagu käidi nagu näitamas, nagu silmanurgas nägi, nagu ma vähkrasin, oli tohutu valu ja siis andis ma nagu rahu, et kõik on hästi. Ja esimene asi, mis ma mäletan, mul oli nagu šokk, et mul kõhtu ei ole. Nagu ma ei olnud nagu keha aru saanud, et on nagu sünnitanud. Ja just tükk aeg ma ei tunne, et mul on suur kõht. Aga seda tunnet, et ma sünnitanud on, ei ole. Aga mis ajal see nii-öelda Rooma ajastu moodi tegelane sa... Jah, nii. Mis ajal see tuli? No kuidas seda kätte andis? Jah, aga kas ta tuli nagu siis, kui sa olid nagu ära minemas või siis, kui sa tulid tagasi? Ei, tema oli siis, kui ma... Kohe alguses, kui sa hakkasid kehast nagu ära minema, väljuma? Ei, siis kui ma olin kõik juba ära vaadatud ja siis ta tuli. Et kas sa tuled ära? Ta küsis. Tema küsis minu käest selle lause. Temaga koos nagu läksid ära sinna, kus toimus see kaalumine ja... Ei, ta lihtsalt ilmus. Kui ma nüüd mäletan, tema tuli ise minu juurde. Mina nagu... Mul oli teisi saatjad, keda ma ei mäleta praegu. Kes mind viisid kogu aeg olid nagu keegi ümber. Ja tema tuli minu juurde sellest nagu rivist. Aga ta ei olnud nagu selle rivi osa, ma teadsin. Ja küsis minu käest, et kas sa tuled? Ja nüüd kujuta ette, et sa nagu vajuksid siia tooli sisse. Praegu teeme ennast nagu sulaksime siia sisse, siia tooli. Ja nüüd hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Kuidas sa ennast tunned? Väga hästi, ausana väga hästi. Mida sa tundsid või kogesid, mida sa soovid minuga jagada? Mul oli kõik väga meeldiv, absoluutselt kõik oli väga meeldiv. Mida sa nägid või mida sa... See on koht, kus ma tegelikult käin väga tihti, kui ma mediteerin. Ja see on ühe suure vee ääres, ma ei näe selle vee... No ta võib olla meri või ookean, ma ei näe, kus ta lõpeb. See on selline liivarand ja ma kuulen eemalt poolt kitarrimuusikat. Aga kitarrimuusika on minu elus olnud, kõik aeg on olnud inimesed, kes mängivad kitarri. See on nagu hästi loomulik minu jaoks olnud. Sünnist saadik, mu isa mängis ja väga paljud inimesed, kes mu ellu on lähedased, mängivad kõik kitarri. Et see on nüüd, mida mul tavaliselt seansis ei juhtu, et sa oled eriline inimene. Ma tean, et minu
ma olen nii palju rääkinud, oli see 3-6, oli kotkas ja kitarr on minu vaimse tee kõige vägevamad sümbolid. Ja ma ei oska küll mängida, aga ma olen korra pilli kätte võtnud ja mul pidi olema see anne, et ma lihtsalt mängisin. Ja, mina olen võtnud endale kitarri õpetaja, kellest sai hiljem minu partner. Ma ei õppinudki kitarri mängima, sest et tema mängis kõik aeg. Mul ei olnud põhjust enam mängida, sest et sellest helist mulle juba piisas. Meie kohtumine ongi erinev kui tavaline ingliteraapia. Aga siis räägi mulle edasi, see kitarrimuusika on see? Kitarrimuusika on ja millegipärast ma näen seal on hästi vaikne meri või see ookean on hästi vaikne, hästi rahulik, on pilved, on päike, torm ei ole, tuult ei ole, kõik on hästi selline, liiv on hästi soe ja kõik on hästi helge. Ja eemalt poolt või selline alati tuleb üks selline nooremapoolne pikkade sellise heledate lokisjustega tegelane tuleb ja alati istub mu kõrval ja ta mõnikord ka toob mulle midagi nagu mingi valge kleidi või midagi ja selline mõnikord toob mulle kuldse õuna ja siis me istume seal, ja siis ta alati nagu tervitab sind. Nii kaua aega ei ole sind näinud. Nagu selline mina sind ka. Ja ongi kõik. Et me nagu mitte mingit arutlust ei ole. Lihtsalt istume ja eemalt poolt ma kuulen, keegi mängib selja taga nagu, nii-öelda nagu toetusena selline. Ma kuulen, et keegi mängib. Väga imeline kogemus. Mina siis räägin, mis ma samal ajal nägin. Sinu ümber toimus väga suur sagimine. See oli väga suur sagimine. Ma ei ole kunagi midagi sellist veel näinud kellegiga, kellele ma seanssi olen teinud. See oli nagu, oli väga palju ingleid, väga palju, kõik kogu aeg tulid, tegid. Ja kohati nagu meenutas see ka nagu haigla, nagu see oma hierarhias, et igal ühel on oma ülesanne ja kõik teevad ja kõik on tulnud sinna nagu just selleks hetkeks, neil on erilised riided seljas ja nad kõik sagivad sinu ümber ja sinu teede ümber. Ja su teed olid järsku nagu sulle nagu lähemal, mida ma tavaliselt näen alati kaugemal ja ma kuulsin isegi nagu seal nagu kolis nagu sammude kaja ja nagu treppid, see oli nii lähedal ja see oli, vihm hakkas seda eriline, et ma ei ole seda näinud ja siis nagu ongi, et ma näen sinu keha, sealt oli teatud asju oli vaja teha, me tegime seda hästi kiiresti, meil käib juba nagu hästi kähku ja sellel on vahe sees, kas inimene mediteerib või mitte, kas ma üldse näen teda nagu nii kaugele, kui on siin ongi väga tähtis, kas inimene palvetab, mediteerib, usub, sest et kui ma nagu alustasin oma tööd, siis mõne inimesega ma ei saanudki, ma jäingi rookima ja seans lõppes ära, ma olin väsinud, meil oli 2 tundi ja ma ei jõudnudki peaaegu tema kehani. Näiteks energeetilist jama võib enda ümber olla, sul ei olnud seal kähku, see musta oli natuke nagu tumedad pilved, need võeti ära, kaitseenglid, su väeloomad, kõik need olid, ma ei keskendunud nendele niimoodi. See ei olnud nagu eesmärk. Eesmärk oli kohe vaadata seda sagimist, seda üldpilti, et sa seisad väga suure muutuste tee juures. Energiavampiir. Kuigi ta sümboliseerib seda pühat kitarri, tuleb siit valu, mul kaob nagu rind ära kohe. Ma ei oska seda sulle muuta, aga see on minu tunded, mida ma tunnen, mul kaob parem rind ära. Valu, meeletu valu siia, mul kaob rind ära nagu kumerus. Ma ei oska seda, ma ei ole mitte kunagi tundnud, aga siit kaoks nagu ära, selleks nagu ema. Ta nagu imaks sinu naiselikkust tühjaks. See rind sümboliseerib naiselikkust ja emadust, jumalanna valgust. Meil kui me anname elu sealt, ta nagu annab piima, aga muul ajal ka tegelikult rindedest voolab valgust, jumalanna energiat. Ta imab selle tühjaks ja mitte midagi vastu. Ta ei täida. Ta meenutab sulle. Ta meenutab minu, jah. Seda kitarri, seda õiget tunnet, aga ta on vari. Ta ei ole see õige. Ja see lõigati sidemed läbi, sind viidi ülesse.
vahepeal ma olingi juba teadsin, et sul hing on ära ja see oli, noh, nad, kes on valmis, kes on tehtud. Vaata, sa tookord ei läinud temaga, aga nüüd nad viisid su ära. sa jäid nagu magama korraks tegelikult niimoodi. Nursatama nagu täiesti magama, tead, ma ei tohi mitte midagi liigutada, hing on ära viidud. Ja siis seda, noh, see on hästi tähtis hetk, et ei tohi keegi segada ja siis ta tuleb pärast tagasi. Ingel tuli siia, siis ütles, kuna sa oled tagasi ja siis ma võisin üldse nagu liigutada ja rääkidagi. Ja siis mina samal ajal vaatan edasi, mis toimub ja siis, aga kui sind viiakse ära, ega ma ei näe. Ma ei lähe inimesega ka kaasa. See on väga eriline. Ja siin ei ole siis minu vaja, ei ole asja, ei ole näha. Aga see inimene siis on õppetund veel, valulik ja kui me nüüd lõikasime läbi sidemed, need negatiivsed, siis ta on must pilv su elus, üks inimestest, aga nüüd, kui sa räägid, ma tajun, et neid on enam. Sul on palju inimesi veel, kes ei ole küll tee peal, aga on sealt teest all nagu keha ümber, kes sind teavad ja kes imavad sinult seda energiat. Vajavad naiselikkust ja tõmbavad ära. Ja sellepärast sa kaitsed ka ennast. Sul on meeletu, imeline, hästi palju seda energiat, seda naiselikkust ja seda voolab, aga seda tuleks varastama. Ja seda sa pead õppima. Kellel annad, kellel võtad, et ei läheks ise tühjaks. No see ongi see, sa oled nagu see, sul on valik teha, sul on tee algus, sul on väga suure tee algus ja selle üks samm on ka see, et sa õpid, keda sa lased endale ligi ja keda mitte. Ja, ma olen jõudnud selle kohani. Ja. Need võivad olla ikkagi ka õppetunnid ja keerulised, aga sa oled ja selles kohas, keda sa lased, keda mitte. Ja ma otsustasin vägagi hakata, väga tugevalt valima hakata, no nii-öelda, et jah, on küll nii. Ja sinna lisaks iga päev pead hakkama nüüd puhastama ennast, lõikama läbi kõik energeetilised sidemed, mis sind kurnad, väsitavad. Nii, siinkohal juhatan sisse meie väikse traditsioonilise improviseeritud muinasjutukoha. Et mina ütlen lause, sina ütled lause ja vaatame, mis lugu siin praegu, nüüd ja kohe hetkel lubatakse meil sündida. Nii, aga võib-olla ma korraks murran traditsiooni ja luban sinul alustada. Minul? Jaa, sest ma tunnen, et sa oled täiesti võimeline ilusti alustama. Elas kord ühel imelisel muinasmaal imekaunis printsess. Ja talle meeldis tihti jalutada imelises aias. See aed oli niivõrd imeline, et seal kasvasid ja õitsesid ainult valge õielised taimed. Eriti armastas ta liiliaid ja roose. Liiliad olid need, mis tõid nagu ingli trombetid talle teadmisi ja tarkusi. Ja nende liiliate sees elasid imelised väikesed haldjad, kellega ta iga päev rääkimas käis. Ja tänagi ta suundus sinna, sest neil jäi üks jutt eelmine kord pooleli. Need haldjad olid väga mängulised. Kord nad laulsid, kord nad mängisid flööti, mõnikord kitarri ja klavergi ei olnud neile võõras. Ja kõige ilusamini laulis see imeline printsess seal nende haldjate keskel, kes mängisid pilli. Ja ta laulis. Ta laulis niimoodi, et tema jalad ei puudutanud maad. Ta hõljus õhus, tema riided lendlesid vaikses tuules ja ta hõljus koos oma laulus. Ja temagi oli nagu üks haldjatest. Aga samas ka mitte, sest ta oli ikkagi printsess.
aga tema laul oli võrratu ja haldjad tantsisid ja mängisid selles imelises helis ja laulus. See imeline hääl ja laul oli kuulda ka inimhäälele, inimhingele, aga haldjad teisi ei näinud, ainult tema. See aed, see laul, see tants, seda olid näinud ja kuulnud ainult väga vähesed inimesed ja kes kordki oli sellega kas või korraks kokku puutunud, igatsesid seda taas ja taas kord näha või kuulda. Aga tihti laulis see haldjas üksi. See printsess üksi. Aga nüüd oli käes aeg, et ka teiseks saaksid sellest imelisest häälest ja õnnistusest osa, sest nad tahtsid seda veel ja veel kuulda. See paitas neile hinge, viis ära kõik mured ja probleemid ja nad võisid kuulata käed põsakil tunde seda imelist häält, mida printsess kuuldavale tõi. Nad küll ei näinud, aga nad tajusid neid haldjad ümbert, sest neil hakkas kergem, neil hakkas parem ja helgem, nagu päike oleks pilveiselt päevalt välja tulnud. Isegi vanad kortsuspead läksid helgemaks, kortsud silusid ja pilk läks unistavaks. Vot selline hääl oli printsessil. Need, kes olid teda kuulnud, nende kuulmine läks veel paremaks. Need, kes olid teda näinud, nende silma lõi sära ja nad hakkasid nägema veel rohkem, kui nad alguses kunagi olid näinud. Need, kes olid näinud tema tantsu, tahtsid ka nii väga tantsima hakata. Ja see tants, see on haldjate tants. Need inimesed said terveks tantsides. Nende kondid läksid painduvamaks. Nende keha tervenes. Samm läks kergemaks. Meel erksamaks. Ja kogu olemus rõõmsamaks. Sellest sai nagu pidu. Aga see on rõõmupidu, see on haldjate tantsupidu. Kes seda kord näinud, see ei unusta seda. Aga nad teavad kuskil sügavalt sisemas, et on olemas koht, mis on nii valge ja nii hele ja nii siiras. Ja see on nagu üks suur ilus õitsev aed valgete õitega, kus on nii ilus hääl, kus on nii ilus tants, nii ilus muusika. Et kas või kordki seal jälle käia ja olla, siis muutuks kõik. Ja see koht on olemas ja seal on imelised printsessid. See printsess ei ole enam üksi. Ja need printsessid laulavad ja need haldjad tantsivad ja printsessid tantsivad ja need inimesed tantsivad ja nad kuulevad ja nad näevad ja nad tervenevad selles imelises tantsus ja selles imelises aias. Ja see on kuskil olemas. Kui sa hästi sügavalt vaatad, siis sa leiad selle. Nii ilus muidasi. Nii ilus raamat. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Süda, kui sa ruttu tõused kuumalt rinnast tuksuma,
kui su nime suhu võtan, püha Eesti Isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sind ei unusta. Nii-öelda, et kas me olemegi, kas selle hetke loed, sest see hetk on juba ammu ette ära loodud ja meie tuleme ja kogeme seda hetke siin, on ju. See on nagu kõik teada, et aega pole olemas.